Nii, tere kõigile, ilusat neljapäeva. Alustame kõige olulisemast, et ajakavas on minu ettekande pealkirjaks, et kas riigi IT saab üldse kodanikke kaitsta. Et mitte asjatult aega raisata, siis alustame sellest kohe, vastan ära. Ei saa, põhimõtteliselt. Ja nüüd meil on 29 minutit, et kes tahab, siis saab minna kohvi jooma aga nendele, kes veel siia jäid, siis ma räägin natukene, miks see nii on. Miks me oleme siin olukorras, kus hoolimata tipptasemel tarkvaradest, süsteemidest jalutavad ikkagi petturid põhimõtteliselt otse teatud inimeste rahakottidesse sisse. Ja järgneva 25 minutiga siis vaatame natukene, mis see seis meil oli möödunud aastal, kuidas me oleme siia jõudnud, mis täna on ja vaatame edasi ka, et riigi IT on kogu selles võitluses tegelikult selline väike mutrikene, et see põhilahing käib hoopis teistes kohtades. See käib eelkõige inimeste emotsioonidega ja teadlikkusega. Ja vaatame siis üheskoos, kuidas need skeemid päriselt toimivad. Juhandan ennast sisse ka. Jaagup Toompuu, 11 aastat on mul kogemust politseis valgekraelisega võideldes. Tulin erasektorist. Viimased 5 aastat tegelesin majanduskuritegude vastase võitlusega. Olin seal analüüsigrupi juht ja nüüd siis värskelt kelmustega tegelenud. Täna on meil fookus eelkõige telefonipettustel, sest see on see, kus kohast Eesti inimene päriselt kõige rohkem raha kaotab. Möödunud aastal suurusjärk 12 miljonit, number 2 olid investeerimisarmukelmused, suurusjärk 6,7. Vaatame siis, kuidas nad toimivad, miks nad nii hästi toimivad ja mida me saame üldse teha, et neid ära tunda ja ennetada. Paljudel on need numbrid ilmselt tuttavad, aga ma panen need ikkagi ette. Mis see organiseeritud kuritegevus meile teinud on, et see ei ole mingisugune lihtne kelmitamine või kelmikas tegevus, nagu eesti keeles on ka võimalik öelda, et see on ikkagi väga jõhker planeeritud, organiseeritud rünnak meie vastu. Ja mitte ainult Eestis, see tegelikult on igal pool sarnane kõikides regioonides, mis meie ümber ka on. Nagu näha, 24 versus 25 numbrid peaaegu kahekordsed. 26. aasta algus on suhteliselt sarnane. Natukene oli madalamad esimesed paar kuud. Nüüd on tulnud paar suuremat juhtumit. Et väga võimalik, et me oleme numbritega nüüd juba ees ka võrreldava perioodiga. Põhjused, miks need kahjud kasvasid, on 3 tükki, kui me räägime 24 versus 25. Esiteks on väga palju ressurssi pandud kuritegelike grupeeringute poolt siia majandusalasse. See on nende jaoks väga kasumlik. Karistused on pigem väiksed võrreldes narkokaubandusega. Et kui me räägime ülemaailmsest orgkuritegevusest, siis täna hinnanguliselt rohkem raha nad teenivad juba nii-öelda valgekraelise ja pettusega, eelkõige kelmustega, pettustega, kui nad teenivad narko- ja inimkaubandusega. Et kui te olete vaadanud erinevaid dokuseriaale suurte narkoparonite kohta ja mõtlete nende rahade peale, mis seal on, siis täna siit teenitakse rohkem. See on põhjus, miks siin on väga palju ressurssi pandud. Orgkuritegevus on väga ratsionaalne. Pannakse raha sinna, kus seda paremini tagasi tuleb. Teine põhjus, miks Eestis kahjud kasvasid väga kõvasti 25 aastal, oli see, et tulid eestikeelsed kõned, mida ei osatud nii kiiresti oodata või ütleme, et mille teadlikkuse inimesteni viimine võttis aega. 24 aasta lõpus hakati vaikselt katsetama eestikeelsete kõnedega, aga need olid väga kohmakad. 25. aasta aprillist umbes olid neil välja koolitatud töötajad, kes hakkasid neid kõnesid tegema. Alustades Elektrilevist ja kõik muud. Ja viimane põhjus, miks numbrid eelmine aasta nii kõrged olid, oli see, et aasta viimases kolmandikus umbes hakati väga siistatult ründama ettevõtjaid, ettevõtete juhte ja raamatupidajaid. Ehk neid, kust on võimalik rohkem raha sisse saada. Need numbrid, mida me igapäevaselt näeme, mida ma teile näitan ka pärast, on väga külmad. Analüütikuna numbrid lähevad nii suureks, et kaob ära see inimlikkus seal taga. Mul ei ole vahet enam 30-31 miljonit. Aga kui me nüüd vaatame, siis püüdke ise ka meeles pidada, et siin iga selle euro taga
on kellegi purunenud unistus, see on keegi, kes on kogu oma raha kaotanud, tihti on veel laen peale võetud ja nii edasi. Kui me räägime veel meetoditest, siis hästi oluline muutus, mis on ka viimase 3-4 kuu jooksul on olnud see, et kelmid on tagasi liikunud sularahasse. Lastakse inimestel ise välja võtta see ja siis antakse see üle. Veebruarikuus oli 51% kõikidest juhtumitest, kus inimene ise füüsiliselt andis kas oma pangakaardi või sularaha üle. Hästi lühidalt pettuste ajaloost ka, et eriti viimasel ajal tundub, et kuidagi et pettused on mingisugune uus asi, et Eestis paar aastat on olnud, aga et muidu on ju nagu kuidagi järsku tulid koos internetiga. Tegelikult ei ole. Tegelikult on petturid olnud põhimõtteliselt inimkonna algusest peale. Esimene kuulus pettus Charles Ponzi skeem. Lubati tootlust 6 nädalaga 2-kordne vist, kui ma õigesti mäletan. Ja tegelikult siis uute investorite rahadega maksti vanade tootlus välja. 40ndatel kirjad rindelt, klassikalised, olen Prantsusmaal, olen kus iganes, hakkan koju tagasi tulema, oleks vaja raha natukene. Täna on nende edasiarenduseks lihtsalt e-mail, messengerid, signaalid, WhatsAppid, mis iganes, kus siis on inimene jäänud Frankfurdi lennujaama kinni, oleks vaja lihtsalt 800 € või nii edasi. 70-80 hakkasid liikuma ahelkirjad, lubasid õnne või raha või ebaõnne vältimist. Need olid tegelikult meil ka suhteliselt populaarsed siin niimoodi 90. lõpp, 2000. algus, kellel oli sellel ajal Hotmail, on saanud kindlasti neid kirju. Et kuidas on vaja see kellelegi edasi saata, et vältida ebaõnne näiteks. Need on suures osas sellised emotsionaalsed survepüramiidid, et see ei ole see, millest me räägime siin. Minu jaoks üllataval kombel nad liiguvad siiamaani, kes on Facebookis, mõnikord ikkagi tuleb sellised asju. Aga 80-ndalt tuli minu lemmik lotovõit ja Nigeeria printsi kirjad. Tuntud ka kui 419 scam, Nigeeria vastava karistusparagraafi järgi siis. Täna on see täpselt samamoodi, küll on natukene peenem, võib-olla ei ole Nigeeria prints, on Kameruni prints või armukelmustes kasutatakse seda näiteks, et sinu leitud armastus töötab kuskil Aasias, rahvusvahelises korporatsioonis ja tahaks sealt tulla sinu juurde elama pensionile, aga palk on kinni, oleks vaja natukene seal advokaaditasudega, asjadega, et kätte saada. Väga levinud. Kõik need skeemid toimivad tegelikult täna samamoodi. Lihtsalt 20-ndatest kuni 80-ndateni need kirjad oli vaja välja trükkida. Sinna oli vaja postmark peale panna, see oli vaja posti panna, see oli saata. Täna on neid rünnaku vektoreid, kui me räägime, on lihtsalt niivõrd palju rohkem. Saab helistada, saab sõnumi saata telefoni, saab saata erinevatesse messengeridesse, kõikidesse kohtadesse. Kellel on põhjalikum huvi selle vastu, siis parim raamat selle teemaline kelmuste psühholoogiast just on kirjutatud David Maureri poolt, 1940 ilmus, kus ta kirjeldab siis Ameerikas tol ajal levinud neid pettusi ja kuidas neid toime pandi ja mis see psühholoogia seal taga on. Ja selle 80 aastaga ei ole mitte midagi muutunud. Skeemid on muutunud, tehakse natukene mingid asju teistmoodi, aga see on täpselt sama. Ja ta on väga hea õpiku näide selles mõttes, et see on see aeg, kus Ameerikas oli kelmide tippaeg. Inimesed liikusid idast läände, gold rush oli, raha oli palju, oldi harjunud lihtsamini raha teenima ja riskiti rohkem. Ja seal need asjad, mis tema välja toob, selles raamatus kehtivad täna täpselt samamoodi. Ta räägib sellest väga ilusti, kuidas iga endast lugupidav kelm peab kogu aeg oma meetodeid parandama, peab kogu aeg tegelema tootearendusega ja nii edasi. Et mitte midagi ei ole muutunud. Aga miks see meil ikkagi nii hästi toimib Eestis? Ühe korra veel tagasi minnes, kui ma ütlesin, et kõikides regioonides meie ümber on samamoodi, siis Lätis 24 versus 25 oli 17 miljonit ja 25 miljonit kahjud, Leedus oli 17 miljonit, 30 miljonit, Soomes oli see kasv ka kuskil 80%, et me oleme kõik siin ühtsed. Aga mis on Eestis natukene erinev võrreldes osade riikidega, on see, et meil on kõrge usaldus riigi ja pankade suhtes.
ja meil on harjumus, et riik ja erasektor suhtleb meiega digitaalselt. Inimesed teavad oma ID-kaardi paroole, mis teeb nad teatud kohtades haavatavamaks. Me oleme harjunud kinnitama telefonis asju ja nii edasi. Lisaks ülioluline, mida ei tasu meelest lasta, on see, et selle inimese jaoks, kes selle kõnekelmi kõne saab, on see üks kõne elus võib-olla. Üks selline koht, kus teda üritatakse sinna legendi sisse viia. Selle kelmi jaoks on see selle päeva 10-20 tema karjääri võib-olla 300 kõne. Kes on vähegi siin või kodudes tegelenud müügitööga, eriti sükse massmüügitööga, kus sa pead näiteks helistama, siis teate väga hästi, et on olemas konkreetsed jutupunktid. Iga vastulause jaoks on mul olemas oma vastulause, iga köhatuse jaoks, iga pausi jaoks, et saada sind otsustama. Siin on täpselt samamoodi. Aga tõin välja usaldus, harjumus, aga mida meil ei ole, on see, et inimesed ei tea täpselt, kuidas meie riik toimib. Mida ma sellel silmas pean, ma tsiteerin siin Andres Anveltit ühes Krimiraadio intervjuus, et kõik me inimesed ei tea, et politsei ei vii läbi salajasi operatsioone telefoni teel, et Maksu- ja Tolliamet ei tule teie koju kogutud sularaha kontrollima, et teie kirsturaha ei ole vaja deklareerida ja nii edasi. Aga ma räägin sellest veel natukene, aga liigume natukene spetsiifilisemate asjade poole. Ma ei tea, kas te näete siit lugeda, ma panin, kuna ma 2 päeva tagasi pidin saatma presentatsiooni ette, siis ma panin teile värsked numbrid, nii värsked, kui too hetk oli võimalik saada. Kui välja jätta siin see üks suur number 16. aprillist, siis on suhteliselt tavapärane see seis siin. See on see, mida me iga hommik näeme, kui mul analüütik paneb kokku, mis meil Eestis on toimunud. Hea uudis on see, et teateid on rohkem ja kahjusid on nagu proportsionaalselt vähem, et inimesed on rohkem teadlikud, vähemalt teatud inimesed. Halb uudis on see, et mõnikord nad saavad ikkagi väga-väga kõvasti pihta. Ja nii lihtsalt on, et see ei ole ka kuidagi väga kelmide kontrolli all, palju nad kellelt raha kätte saavad, sest nad võtavad absoluutselt kõik. Kui teil on 123 eurot pangaarvel, siis nad võtavad selle. Kui teil on rohkem, võetakse rohkem. Aga vaatame siis natukene pettusi ka siis. Et meil on, nagu ma ütlesin, meil on neid seinast seina, meil on investeerimispettused, meil on telefonipettused, äri-e-kirjade pettused, armupettused. Aga täna keskendume siis sellele skeemile siin. See härrasmees on võib-olla paljudele tuttav, vähemalt teatud iteratsioonides. Ma panin teile siia tema evolutsiooni ka peale, et kui me hakkame alt paremalt, see oli selline, millisena ta esimesena meile pilti tuli. Tal on välja seljas suhteliselt sama värvi vorm nagu mul, aga ta ei müünud Eestis väga hästi, sest ta on natukene liiga tõsine, liiga selline, ütleme 30 aastat tagasi oleks ta võib-olla paremini müünud siin. Ja siis hakati teda parendama. Lasti natukene habe välja kasvada, juuksed välja kasvada ja üks viimastest, nüüd on veel värskemaid, aga siin all vasakul on siis see, kus ta on täna põhimõtteliselt. Tal on prillid ees, siis on usaldusväärsem, ta naeratab juba natukene, juuksed on pikemad, särk on heledam ja nii edasi. Panen teile veel siia mõned natukene viimaste nädalate, viimase mingi kuu aja vist ülevaated, lihtsalt lühikokkuvõtted. See, mis toimub, kui see kõne sisse tuleb ja selleks hetkeks, kui see härra teile helistab, siis see ei ole enam tehnoloogiline probleem. See ei ole midagi sellist, mida siit nagu sellest saalist saab lahendada. See on sotsiaalne inseneriteadus, mis kasutab ära meie ühiskonna tugevust, meie usaldust ja digiriiki. Ja need ei ole möödunud aastal eriti. See aasta on natukene tagasi liigutud vanemate inimeste juurde ja muukeelsete juurde, sest et me oleme ennetusega kuskil jõudnud. Aga möödunud aasta oli kelmide ohvrid, oli täpselt vanuseline läbilõige Eesti rahvastikupüramiidist. Kõik said pihta. Et need ei ole enam mingid vanemad, vähe digiteadlikud inimesed, rumalad. Kõik need kahjud siin, need on meie sõbrad, sugulased, kolleegid ja me oleme selles mõttes siin nagu päris suures hädas, et nagu ma ütlesin, et inimestelt ei võeta ära ainult raha. Piltlikult, meile tuleb üle 10 juhtumi iga päev sisse politseisse.
mis tähendab siis seda, et piltlikult iga päev käib mingi varas, murdvaras 10 Eesti inimese juures kodus ja võtab talt kõik, mis tal parasjagu näppu jääb. Mõnikord saab telefoni ainult laua pealt, mõnikord saab läpaka ka, õnnetumatel juhtudel viib kogu tehnika, upitab köögimööbligi selga, müüb selle maha. On ka neid, kus võetakse, kui me räägime nüüd päriselt, müüakse korterid maha, antakse kelmidele ära. Ja siis veel lisaks, kui nagu enam tõesti mitte, kui midagi muud enam ära ei ole võtta, siis pannakse kiirlaenud ka veel ja võetakse need ka veel ära. Aga nüüd vaatame natukene, kuidas see teater siis toimib. Et vaatame seda pilti. Siin on väga ilus ametlik, siin on suur Eesti politsei vapp ja Eesti lipp. Miks see on nii? Sellepärast, et petturid panustavad autoriteedile. Meil on politsei sees üks väga hea inimene, teeb ka magistritööd sellel teemal. Tema vastustest ja tema uurimusest tuli välja, et autoriteet on see, mis kõige paremini inimestele mõjub, toob seda ratsionaalsust alla. Ja selline versioon ongi mõeldud selleks, et ta ehmataks oma ametlikkusega teid ära. Et me ei hakkaks küsima neid lihtsalt küsimusi, et miks politsei helistab mulle WhatsAppist, miks ta räägib minuga vene keelt ja raiub, et ma olen selle pannud endal suhtluskeeleks, kuigi ma tegelikult ei ole pannud. Et nad loodavad, et see sama lipp seal taga varjab need ebakõlad ära. Kusjuures hiljuti nähtud pilt, nüüd on siia taha, nad on neid natuke ära kaotanud, nad on ka minu koolitusi näinud. Nüüd on seal taga on riiul, kus on paar sihukest kladet ja kuskil oli seal üks väike laud ka, kus on lillekene peal. Et nad muudavad kogu aeg. Nägu on ikka suhteliselt sarnane. Kui te kunagi midagi sellist näete, siis võite 100% kindel olla, et tegu on pettusega. Kui see oleks päris politsei veebikaamera pilt, siis see näeks välja umbes selline. See on minu kabineti seina pealt võetud pilt, mis mul päriselt seina peal on. See on minu 4-aastase tütre joonistatud, tol hetkel 4-aastase. Ja see on minu jaoks 10 korda, 1000 korda väärtuslikum kui ükskõik, milline Eesti politsei vapp või meie lipp. Ja ma isegi ei tea, kus kohas saada siukses suuruses politsei vappi, et see on nagu eraldi küsimus. Aga nüüd vaatame siis lähemalt, kuidas see teater toimib. Miks ta nii hästi toimib? Tegu on mitmetasandalise kõnekelmusega. Seal on mitu vaatlust, seal on pikk etendus, käiakse läbi see 10 sammuline Maureri skeem. Ohvrile ei helista kunagi üks inimene ainult. Kõige esimene kõne tuleb suvaliselt, Elektrilevist olete kõik kuulnud. Viimasel ajal nad katsetavad tervishoiuteenuse pakkujatega. Ehk siis tuleb perearstilt kõne, öeldakse, et on vaja andmeid uuendada või teil on vaja mingit aega panna. Kui nad saavad teilt sealt selle PIN 1 kinnituse, on hästi, neil on võib-olla natuke lihtsam teid pärast konksu otsa tõmmata. Kui ei saa, ei juhtu ka mitte midagi, see neid ei takista. Kui nad kätte saavad, aga ideaalis on nii, et see esimene kõne tuleb mulle sisse ja ma ütlen, et saadate mulle kinnituskoodi Elektrilevi vahetuseks, okei. Kinnitan telefonist ära, panen telefoni taskusse, lähen eluga edasi. Ja siis tuleb mõne aja pärast, pool tundi, tund aega, mis iganes, tuleb siis see kõne, kus hakatakse pulssi kiiresti üles viima, sest siis tuleb kõne Raul Vahtralt Swedbankast või mingist teisest pangast tuleb kõne turvaosakonnast, kus öeldakse, et kas teil on olnud kahtlasi kõnesid viimasel ajal, mingid probleeme, olete kuskile sisestanud midagi, et me näeme, et siin üritatakse sisse logida, et teie raha on ohus. Ja siis hakatakse teiega koostöös aitama päästa seda. See panga turvatöötaja või Raul Vahtra või kes iganes seal on, ühendab teid kindlasti kõne jooksul ka politseiga. Siis tuleb see sama meie lugupeetud härrasmees, Rein Rand, Artur Järveva nimi on ka, vahet ei ole, mis ta nimi on, mida kasutatakse. Kusjuures, kui te need nimed sisse lööte, need on kõik päriselt pangatöötajad olnud, politseitöötajad on olnud, lihtsalt inimene ei ole sama. Ja siin nüüd rõhutakse selle kiirustamise peale. Muidugi lugupeetud politseiametnik ütleb ka, et vaadake, et te olete nüüd kaasatud siia politseioperatsiooni. Te võib-olla ise, kuna te andsite oma PIN-i, olete vaata, et ise peaaegu kahtlustatav ja kriminaalmenetlusseadustiku alusel paragrahvi loeb ka, et ei tohi kriminaalmenetlusandmeid kõrvalistele isikutele anda ja karistus on X aastat, mis on jumala õige. On olemas kriminaalmenetluses siuke paragrahv. On ka karistus sellest ette nähtud. Lihtsalt see väike asi on, et politsei kunagi ei kaasa kriminaalmenetlusse niimoodi. Et see on.
ja siit siis see skeem võib nagu väga mitmet moodi edasi areneda, et see oleneb hästi palju sellest, kui vastuvõtlik te olete, et kas on seal pangatöötajat vaja parasjagu aidata tuvastada petturlikku pangatöötajat või on vaja teie panditud korterit päästa või on vaja mingit 3., 4., 5., et see nagu ei ole enam nii oluline. Oluline on see, et esimene kõne on mitte midagi ütlev. Teine on see, kus hakatakse rõhuma kiirustamise peale ja selle peale, et mingi asi on ohus, et on vaja kohe reageerida. Ja 3. on siis see politseinik ja sealt tuleb. Kui keegi helistab teile, olgu selleks politsei, riigiasutus mingisugune või mingisugune erasektori ettevõte, kui keegi helistab ja ütleb, et on hästi kiire ja on vaja kohe reageerida, siis pange kohe toru ära. See on põhimõtteliselt alati kelmus. Kui ei ole, politsei saab teid alati kätte. Ma ei ole veel mitte kedagi mitte kätte saanud, kui meil on vaja kedagi kätte saada. Samamoodi pangal on neid variante rohkem kätte saada ja nii edasi. Et see kiirustamine, see on üks põhilistest asjadest, mida kasutatakse ära. Ma ei ole ühtegi kõnet kuulnud, kus oleks niimoodi, et öeldakse, et mingi imelik asi on, kui saab, tulge, kui ei saa, ei juhtu midagi. Ei, alati on kohe praegu 2 korda on üritatud kontole sisse logida. Kus teil veel kontod on? Siin need ei ole teil enam turvalised. Ma näen, mul on siin koop on teises otsas, et ma peame liigutama teie raha meie safekeepingule või teie raha ma kiirelt nüüd üle lugeda, deklareerida, enne kui politsei tuleb konfiskeerima. Siin tulevad ka muidugi mängu Anydeskid ja muud need asjad. Seda nad kasutavad mitmel põhjusel. Üks on see, et kui saab arvutisse sisse, siis saab seal ise mingeid asju üle kanda. Telefonidel nad kasutavad seda selleks näiteks, et blokeerida teie lähedaste numbrid. Kui keegi hakkab teile järjepidevalt helistama, siis saab nad kenasti ära blokeerida, et ei saa. Vanadel inimestel või üldse inimestel, kellel saadakse see mingisugune hop-to-desk telefoni, siis kui kogu see skeem lõpeb, siis kustutatakse kontaktid ära, kustutatakse äpid ära, pangaäpid ja asjad, et inimesel veel nagu oleks aega, et läheks et kui ta hakkab mingid jälgi ajama. Ja siis tuleb täna rohkem kui pooltel juhtudel tuleb erariietes kuller või juhendatakse, kuidas on vaja teie pangakaardid turvalisemate vastu välja vahetamiseks või ekspertiisi saatmiseks on vaja anda üle või viia postiautomaati. Natukene juhtumite kirjeldusi ka. Inimene uskus päriselt, et politsei teeb salajast operatsiooni. Inimene uskus, et pank kaitseb tema raha ja peab selle turvalisse kohta viima. Inimesed päriselt usuvad, et nad aitavad riiki. Me kõik oleme näinud James Bondi või sarnaseid ja me kõik tahame olla salajastesse operatsioonidesse kaasatud ja me tahame aidata oma riiki. Kes ei tahaks korrumpeerunud Swedbanka tellerit püüda, näiteks koostöös Raul Vahtraga. Ja see on hästi naljakas senikaua, kui see ei ole keegi teie lähedastes, kes sellega on pihta saanud. Täna on suurusjärk, ma arvan, et see aasta tuleb 4000 inimest, kes sellega pihta saavad ja on päris suur tõenäosus, et kellegil siit või teiselt poolt ekraani on seda lähedane ka. Et siis see ei ole enam nii naljakas. Kui te siis koju lähete, rääkige oma lähedastega. Riigina me oleme tegelikult väga palju teinud ja me teeme edasi, et üritada seda lainet alla tuua, peatada. Täiesti nulli ei ole võimalik, aga me oleme igast eri tasanditel, teeme seda. Aga riigi aparatuur on väga aeglane. Riik pöörab aeglaselt, tahes tahtmata. Inimesed on alati kiiremad. Minge koju, rääkige. Ärge rääkige sellest, mida riik või Jaagup teeb. Rääkige eelkõige oma vanematele sõpradele seda, et politsei ega pank ei vii teiega läbi salajasi operatsioone. Et teid ei kaasata kriminaalmenetlusse telefoni teel. Ja kui keegi palub teil raha välja võtta ja selle üle anda või oma isikut tõendavad dokumendid või pangakaardid üle anda, ka PIN-kalkulaatorit kasutatakse, siis see on pettus. See üks vestlus võib päästa põhimõtteliselt kellegi korteri, kellegi auto, kellegi elusäästud ja see on see asi. Kui mul oleks mingisugune see võluvits, millega viia nagu see sõnum kõikidele Eesti kodanikele, Eestis elavatele inimestele, siis see võtaks väga-väga suure osa meie kelmustest ära. Loomulikult jäävad endiselt investeerimiskelmused, millest ma täna siin üldse ei rääkinud.
Väga lühidalt, need on tavaliselt, leitakse Facebookist või kopeeritud lehekülgedelt, mis näevad välja nagu ERR või Delfi, kus on Monika Helme näiteks on olnud väga edukas krüptoinvestor, samamoodi nagu Arvo Pärt ja paljud teised. Et kes parasjagu meil on Google Trendsidest üleval, pannakse sinna lugulaulu sisse ja siis, kui sa sealt investeerid sinna krüptoplatvormile, siis sa näed seda klassikalist hokikepp graafikut. 2 nädalaga saab sinu umbes 200 eurost 6000 ja siis sealt hakkab siis helistama sulle sinu sõbralik krüptomaakler, kes juhendab, kuidas sa saaksid rohkem laenu võtta, et ikkagi investeerida ja raha välja võtta ja nii edasi. Ja siis tulevad veel sealt lisaks, kui te olete kõik raha ära kaotanud, siis kõikidel kelmuskeemidel on ka see osa, et mingi aja pärast võib teiega veel keegi ühendust võtta ja öelda, et kuulge, et ma olen nüüd see hea äkker või ülikõva advokaat, kes aitab teil seal raha tagasi saada. Lihtsalt, et oleks vaja natukene veel maksta. Ja inimesed lähevad ka selle otsa sellepärast, et kui sa oled kõik juba põhimõtteliselt ära kaotanud või kõik ära kaotanud, siis uppuja teatavasti haarab ükskõik millisest õlekõrrest. Et veel kord, rääkige oma lähedastega. Eelkõige täna viimased 3-4 kuud on muukeelsed, vanemaealised inimesed. 30-ndatel, 40-ndatel sündinud, eelkõige naised, seepärast, et mehed on selleks ajaks ammu surnud. Aitäh! Suur tänu Jaagupile selle väga elulise ja olulise ettekande eest, mis ühe saalis viibija hinnangul peaks olema enne Aktuaalset Kaamerat, mitte siin konverentsil. Küsiks ise natukene selle kohta, et kuna me täna räägime väga palju tehisarust, tehisaru pettuste, kõnepettuste foonil, et kui palju seda kasutatakse, mis need sellised moodsamad vidinad lahendused on selles maailmas? Täna teadaolevalt ei ole veel tehisaru ei helista, et täna on ikkagi helistavad need, ma ei tea, mis ta seal taustal teeb, aga need, kes neid kõnesid teevad, on ikkagi päris inimesed. See on teatud seltskond vanuses väga noortest, siin vanased 20-ndad kuni hilised keskealised, nii mehed kui naised, et need on füüsilised inimesed. Tehisaru on, sellel härrasmehel on ka see filter näos on ja võib-olla on hääl ka moonutatud, seda ma ei tea. Minust targemad inimesed on öelnud, et see on poole aasta küsimus, kui on nii, et saab põhimõtteliselt skaleerida 0-st 1000-ni, et hakkavadki need kõned tulema ainult tehisarult ja puhtas eesti keeles. Ja siis läheb ikka väga huvitavaks. Et täna, kui seal on see füüsiline piir on ees, et palju need inimesed jaksavad päriselt helistada, palju neid on, kes suudavad neid otsa võtta. Ja telekomid on üliedukad olnud blokeerimises. Möödunud aastal 36 miljonit kõne blokeeritud. Aga kui nüüd järsku tuleb, ma ei tea, miljard sisse, ma ei kujuta ette. Et eelmine nädal seal ühel konverentsil, ma ei mäleta, kes see oli, ütles, et hakkab me nägema mingi aja pärast seda, et kui on päikesepaisteline ilm kevadel ehk päikesepargid huugavad ja elekter on odav, siis tuleb AI kõnesid oluliselt rohkem. Näis. Pidev mantra, mida politsei ja riigiasutused kordavad, on see, et pange kohe telefon ära. Kas see üks põhjus on juba ka see, et tegelikult kui sa sellesse dialoogi astud selle petturiga, et seda sama kõnet võidakse ka salvestada ja kasutada järgmiste petturite osas või see on veel tulevikumuusika? See on üks põhjustest, miks me ütleme, et seda teha. Sellepärast, et see võimekus täna on juba niikuinii olemas. Kas seda päriselt täna tehakse, see veel ei ole, aga jälle massis, kui seda on võimalik skaleerida ja sul on, petturitel on olemas samamoodi omad CRM tarkvarad, et Customer Relation Management Tools on ju. Kui mul on sinu number, helistan, ma saan sinu nime sinna, ma saan sinu hääle ka sinna sisse, mis siis, kui ma sellega täna kohe midagi teha ei saa. Aga poole aasta pärast ma saan sinu häälega helistada sinu kaaslasele või et kui kellelgi on lastel sotsiaalmeediakontod, kus nad on aktiivsed, et kui minu laps helistaks mulle, et sellepärast ei ole mõtet nendega seal jutustada. Ja minu puhul on tegemist investeerimiskelmuse ohvriga, kelle identiteeti ära kasutati, nii et kui tulevikus näete sellise näopildiga inimest, kes soovitab investeerida kuhugi, siis ärge usaldage teda. Ta ei oska teil midagi mõistlikku soovitada. Mida kolleegid teistes riikides räägivad, et võrreldes siin lähinaabritega, kas Eesti inimesed on kuidagi vastuvõtlikumad sellistele pettustele, vastupidi oleme kriitilisema meelega? See ongi riigiti on nagu erinev, et jälle numbrid on igal pool kasvanud, aga milliste skeemide
otsa inimesed lähevad, on erinevad. Et näiteks Leedus on lõviosa on investeerimiskelmused. Mingil põhjusel seal kõnekelmused ei lenda nii hästi. Lätis on väga vähe lätikeelseid kõnesid. Seal on venekeelne populatsioon suurem, on venekeelsed. Et selles mõttes on iga riik natukene oma näoga. Ja noh, toome sisse, et Skandinaavia maades ei ole sularaha osakaal väga kõrge, sest seal ei ole sularaha. Et noh, iga riik on natukene omamoodi selles mõttes. No küsimus kõlab, et kuidas ikkagi harida inimesi ja tõsta seda teadlikkust? Ma kujutan ette, et politsei on kõiki võimalikke lahendusi juba kasutanud, aga näete te siin ka selles vallas midagi, et üks asi on panna piir, eks ju, konkreetsetele pettustele, aga kuidas ikkagi seda teadlikkust tõsta, et kas seesama Keskkriminaalpolitseis äsja käima lükatud osakond, eks ju, mille liige te olete, on ka osa ikkagi sellest PR mängust ka? No jah, tegelikult minu üksusel ongi ju 3 rolli: ennetada, tõkestada ja uurida. Uurimine on kõige kallim, ajamahukam, võtab aastaid aega, tegelikult lõviosa lähebki ennetamisele, tõkestamise peale, aga see ei ole kuidagi ainult politsei töö. Et see on täna meil kõikide väga paljude erasektori ettevõtetega samamoodi. Juba möödunud talvel ju üks telekomi ettevõte tegi iseseisvalt seda kelmuste reklaami, oli meile tuttavad näod. Meil on tulemas veel neid kampaaniaid väga palju. Täna on nagu meie enda nime alt ka me otsime. Küsimus on lihtsalt selles, et kuidas jõuda kõikide inimesteni selles killustatud inforuumis, et kõik teavad väga hästi, et meil on inimesed on väga erinevates kohtades vaatavad. Et see on täna see kõige suurem probleem, et ma väidan, et me oleme jõudnud selle möödunud aasta, me oleme ise ju oktoobrist alates väga jõuliselt nendest kelmustest rääkinud. Et me oleme jõudnud siin eesti keelt kõnelevate ja siukene 30-50-60 vanusegrupini suhteliselt hästi. Aga mida teha nendega, kes ei vaata ühtegi eestikeelset kanalit, kes ei kuula raadiot, kes ei loe meie uudiseid ja sellega me praegu tegeleme ja meil on tegelikult tulemas neid erinevaid kampaaniaid sinna ka ja me vaatame, kas see midagi muudab, aga see on pidev võitlus, mis ei lõppe mitte kunagi, eriti kui me räägime sellest ennetusest, et see on seesama teema nagu, et miks Coca-Cola grupp siiamaani paneb 5 miljardit aastas reklaami, võiks olla tuttav bränd. See kelmust on samamoodi, inimesed unustavad, see on umbes 4 nädalat, kui ennetussõnum seisab inimesel meeles. Ja kui veel suudab selle ahnuse juurde panna investeerimiskelmuses või hirmu, siis see kukub veel kiiremini ära. Et tegelikult see on nagu pidev töö peab olema kõikidel tasanditel. Aitäh, Jaagup, selle ettekande eest ja väärika tööst. Aitäh.